Nii, tere kõigile, et mina siis täna räägin natuke kaugjahutusest, et arengust Eestist ja sellised nagu võib-olla üldised asjad, et mis see kaugjahutus on, et kuidas see toimib, kust see tuleb, miks see hea asi on. Et ma olen kindel, et kõik, kes siin on, teavad, mis asi on kaugkütte. Ja põhimõtteliselt, kui räägida kaugjahutusest, siis kaugjahutus on nii-öelda jahutuse analoog kaugküttest. Ehk siis põhimõte on suhteliselt sama. Et nagu te siin pildis näete, et kaugjahutuse võrgus on siis ka täpselt samamoodi jahutuse allikas ja sealt tulevad siis torud välja ja mis edastavad jahutusenergia tarbijateni. Et selles võrgus saavad olla ka mingisugust salvestud või sellised nagu asjad nagu kaugküttevõrgus. Ja jahutusjaamas jahutusenergiat siis saab tegelikult toota ka täiesti nagu erinevalt, et millest ma natuke räägin ka hiljem. Et näiteks sellel pildil on selline veekogum, et kust võetakse see jahutusenergia. Et kui räägida natuke Euroopa Liidust, siis siin on selline hea graafik, mis kajastab palju üldse nagu Euroopa Liidus on nii-öelda sellist process cooling ja space cooling. Et, ja kui vaadata ruumide jahutust näiteks, siis on tegelikult üsna loogiline, eks, et lõunariigid nagu Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa ja nii edasi tarbivad kõige rohkem energiat. Aga kuid samas mõelda, et kus kohas kaugjahutus üldse on olemas, siis see tegelikult on nii, et nendes riikides ei olegi mingisugust kaugjahutust, et kaugjahutus on pigem põhjariikidest, näiteks nagu Soome, Rootsi, meil siin Eestis ja nii edasi. Et põhimõtteliselt põhjuseks on see, et nagu põhjariikides on olnud pikka aega kaugkütte. Ja need riigid on põhiliselt nagu harjunud sellega, et on olemas selline võrk nagu kaugkütte, et kõik inimesed teavad sellest, on olemas võrguvaldajad, kes teavad, kuidas see toimib, on olemas insenerid, spetsialistid. Ja selle tõttu on nendes riigides arenenud ka kaugjahutus. Aga soojamaades on jahutus põhiliselt nagu tehtud samamoodi nagu kütmine ehk lokaalselt. Aga samas seal on selline väga suur arendamise võimalus. Ja kui võrrelda samamoodi Euroopas soojus- ja jahutusenergiat, siis põhiliselt nagu Igoril slaidil oli ka sarnane graafik, et põhimõtteliselt ainult Küprosel ja Maltal on jahutusenergiat peaaegu sama palju nagu soojusenergiat. Aga kõik teised riigid enamasti kasutavad energiat kütmiseks, mitte jahutamiseks. Aga see on kindlasti tänane olukord, et praegu on ka Euroopas ja meil siin Eestis sellised suunad, et kõik liigume nullenergiate hoone poole, et põhimõtteliselt nagu see tähendab, et küttekoormus vaikselt vajub, aga ikkagi jahutus on suht vähe. Kuid samas jälle Soome, Rootsi riikide kogemus näitab, et see on väga selline reaalne ja teostatav äri, nagu kaugjahutus. Ja siin on selline siis üks näide Rootsist, et kuna Rootsis on päris palju seda jahutust, et Rootsis kokku on 34 firmad, kes pakuvad kaugjahutust. Et nad asuvad seal täiesti erinevates piirkondades ja siit graafikust on näha ka, et nad kasutavad täiesti erinevat tehnoloogiat, et on olemas nii vabajahutus kui ka kompressorid kui soojuspumbad.
Ehk põhimõtteliselt see tähendabki, et kõik tehnoloogiad on reaalsed ja saab neid kasutada täiesti. Ja tehnoloogia valik sõltub siis konkreetsest olukorrast, konkreetsest võib-olla kohast, linnast, mida lahendaseks juba nii-öelda planeerimise käigus, projekteerimise käigus. Ja Rootsis on ka selline linn nagu Göteborg, kes juba päris ammu, et ütleme, mingi 25 aastat tagasi hakkas seda kaugjahutust arendama. Ja mis oli nende mõte? Et esialgu alates aastast 1995 nad hakkasid ehitama sellised lokaalsed jahutusjaamad, et põhiliselt nagu meil siin hetkeolukord, et enamus hoonetes on lokaalsed seadmed. Ja siin analoogselt olid suuremate tarbijate juures pandud lokaalsed seadmed, mis hakkasid tootma seda jahutust seal iga konkreetse hoone jaoks. Ja need olid siis ehitatud mingi seal 6-7 aasta jooksul ja peale seda Göteborg hakkas vaikselt arendama kaugjahutuse võrku. Et mõte oligi selline, et nad kasutavad soojus- või jahutusallikana need lokaalsed seadmed ja sealt ehitavad torustikku siis nagu kõrvaltarbijateni, mis vajavad ka jahutust. Et nagu siin sellel paremal üleval pildil on näha, et siis seal 2 aasta jooksul põhimõtteliselt nagu nad ehitasid seal igast jaamast mingi väiksem torustik. Ja nii see läks edasi. Kogu see võrk hakkas kasvama, tarbijad hakkas rohkem tulema ja võrk nagu kasvas ka palju suurem. Et siiamaani on nendel olemas mõned sellised lokaalsed jaamad, aga üldiselt plaanis on üle viia kõik need lokaalsed jaamad nii-öelda võrku, et ühendada võrku, et tekiks selline üks suur jahutuse võrk. Et põhimõtteliselt see on minu arust ka selline väga, väga hea mõte, milleks saab mõnedes piirkondades meil siin Eestis ka alustada. Ja kuidas see seal Göteborgis tekib, jahutusenergia? Nagu me praegu nägeme, seal on päris palju jaama, aga seal näiteks kesklinnas nendel on ka üks selline vana katlamaja, mis oli välja ehitus juba mitu aastat tagasi ja seal katlamajal oli 2 sellist head plussi just jahutusjaamana kasutusel, et Göteborg otsustas, et selles vana katlamajas saab natuke tekitada ruumi, et võib-olla viskata välja mõned vanenenud seadmed ja ehitada sinna niinimetatud kaugjahutusjaam. Mida nad tegid? Ja üks väga selline hea pluss oli või on see, et see jaam asub seal jõe ääres, mis põhimõtteliselt nagu tähendab, et nad saavad päris palju aega aastas kasutada vaba jahutust. Ehk nendel on selline kontuur tehtud ja vesi jõest võetakse sisse ja siis seal teisest otsast tagastatakse tagasi. Ja osa aastast saab põhimõtteliselt seda jahutusenergia ainult seda vett pumbates. Ehk ei ole vaja kasutada veel mingisugust muud energiaallikat. Ainult pumbad vett ja läbisoojusvahendid saad seda energiat kätte. Ja teine veel selline hea asi, et seal on suht palju tööstust ja tööstuses tavaliselt kasutatakse suht palju soojusenergiat ja selle tõttu tekib ka päris palju jääkenergiat ehk selline nagu waste heat inglise keeles. Ja jahutusenergia tootmiseks saab väga ilusti ka kasutada seda jaaksoojust, et selle asemel, et seda visata kuhugi välja,
saab edastada see energia ka sinna jaama ja absorptsioonseadmete abil põhiliselt nagu toota ka veel lisajahutust, mida nad seal ka kasutavad. Ja kui me vaatame jälle üldiselt seda Rootsi, et siis on näha, et 20 aastaga põhiliselt torustiku pikkus ja müüdud energia või toodetud energia maht on päris palju kasvanud. Et hetkel seal on ligikaudu 500 kilomeetri kaugjahutustorustikku ja ligikaudu 1000 gigavatt-tundi energiat aastas. Ja lihtsalt nagu võrdlemiseks, et kui me vaatame kaugkütet Rootsis, siis aastas seal on 50 000 gigavatt-tundi soojusenergiat ja võrgupikkus on mingi 25 000 kilomeetrit. Et kui me võrdleme kütte ja jahutus, siis me näeme, et see vahekaugu või et see vahe on ligikaudu 50 korda. Et põhimõtteliselt seda saab ka mingil määral kasutada, et hinnata palju torustikku, palju jahutusenergiat saab nagu meil kasutada. Et kuna on sellised, võib-olla mingil määral nagu sarnased põhjariigid. Ja kuidas lood on siis meil Eestis jahutusega? Et ma ütleks nii, et tegelikult Eesti ei ole juba nii noor kaugjahutuse suhtes. Et esimene jaam tekkis juba peaaegu 5 aastat tagasi. Ja see oli Tartus. Ma arvan, et te juba ka sellest juba kõik teate, et Tartu varustab kaugjahutusega siis ka oma tarbijad ja Tartus on tegelikult isegi seal Tartu piirkonnas 2 jaama. Üks on vist mingi 13 mega ja teine on, kui ma eksin, 9 mega. Et see on selles mõttes ka juba päris suur võimsus. Ning siin jälle et asukoha poolest see jaam asub jõe kaldal peaaegu ja võtab siis nagu Emajõest ka seda vett jahutamiseks, mis tähendab, et see jaam jälle võimaldab saada jahutusenergiat lihtsalt vaba jahutust kasutamisel ehk ainult seda vee pumbamisel. Et kindlasti ainult sellest ei piisa ja seal on ka kompressor soojuspumb. Aga see jälle annab sellist nagu suurt boonust, et ikkagi mingil määral saab kasutada tavalist vaba jahutust. Ja siis järgmine linn oli Pärnu, kus tekkis järgmine kaugjahutusjaam ja põhimõtteliselt asukoht seal oli ka väga hästi valitud, et kuna seal analoogselt Tartuga saab kasutada vaba jahutust Pärnu jõest ning samuti sellised head, ütleme nii, võimsad nagu tarbijad, kes saavad palju tarbida energiat, asuvad ka selle jaama lähedal. Ja kolmas jaam, mis tekkis siis nagu eelmine aasta on Tallinna piirkond nagu tselluloosi kvartal. Et see on siis selline nagu, see on esimene objekt Tallinnas ja see varustab siis esimesed tarbijad, mis tekkisid tselluloosi kvartalis. See on muidugi suht väike võrreldes teistega, aga kui kvartal hakkab edasi kasvama ja kui liiduvad ka kõiksugused kõrvaltarbijad, siis põhiliselt nagu selle jaama võimsus saab minna päris kõrgele. Võib-olla ka selline miinus, et seal ei ole mingisugust veekogumit, et ei saa võtta mingisugust külma vett, kuid samas selles või see külmajaam asub katlamajas, mis teoreetiliselt tähendab, et saab kasutada seda soojust jahutuse tootmiseks. Aga see on võib-olla ka selline eraldi tuleviku teema. Ja kes võiks olla
tarbijad. Et kui me võtame jälle selle sama Göteborgi näidiseks, siis nagu te näete, et rohkem kui pool tarbijaid on büroohooned. Ja lisaks sellele kindlasti tarbivad jahutusest ka kaubanduskeskused, hotellid, haiglad ja andmekeskused. Et kindlasti jahutusenergia tarbijad ei ole kõiksugused korterelamud, kuna sinna lihtsalt ei ole see majanduslikult hästi nagu juurutada. Et nagu te teate, kõik meie korterelamud, mis on praegu olemas, mis ehitatakse, on üldjuhul ikkagi ilma jahutuseta. Ja mis võiks olla meil siin Eestis, et põhimõtteliselt sama olukord, et enamasti siis büroohooned ja kaubanduskeskused. Et kindlasti see sõltub ka tarbijate asukohast, et ühelt poolt näiteks andmekeskused on ka väga hea selline tarbija, et kuna see vajab väga palju jahutusenergiat. Aga jälle, et kui näiteks need tekivad pigem seal linnast väljaspool, siis ei ole väga otstarbekas ühendada need võrkuga, kuna sel juhul trasside pikkused on nii suured, et jälle ei ole majanduslikult väga hästi sobiv. Aga need on juba sellised nagu konkreetsete planeeringute või projektide nagu teemad. Ja kindlasti tarbijate liidumisel tuleb jälgida mitte ainult megavatti ehk maksimaalselt võimsust, vaid ka energiakulud. Et kui me võrdleme jahutust küttega, siis põhimõtteliselt on nii, et hooned köetakse päris palju, mingi 8, 9, 10 kuud isegi aastas. Sõltub ilmast ja teistest olukordadest. Ja isegi suvel mõned tarbijad kasutavad sooja vee soojendamiseks. Aga jahutusega on natuke teine olukord. Et jahutuses on tavaliselt nii, et installeeritud võimsus on suhteliselt suur. Et kuna suvel, kui on väga soe, siis jahutust on tõesti päris palju vaja. Kuid samas see periood, mille jooksul tuleb hooneid jahutada, on suhteliselt väike. Mis põhimõtteliselt nagu tähendab seda, et ehitaja või arendaja, ütleme nii, et peab ehitama suhteliselt suured torustikud, suhteliselt suured kaugjahutusjaamad, kuid ei saa neid täiega kasutada. Aga see on juba jälle, ütleme nii, et nagu tarbija ja müüja suhted, et kuidas see olukord lahendada. Ja siin võiksid olla sellised skeemid, et näiteks teha mingi 2 komponentist tariif, et mitte nii nagu kaugküttes, et lihtsalt tarbija maksab kütteenergia eest, vaid ta maksab näiteks nii jahutusenergia eest kui ka installeeritud võimsuse eest. Ja siis, mis võiksid olla arendused siin Tallinnas? Et Tallinnas on põhimõtteliselt nagu 2 sellist head piirkonda, kuhu saab juurutada jahutust. Ja need on Kesklinn ja Ülemiste City. Jälle, et mille poolest see Kesklinn on hea? Kesklinnas on tegelikult päris palju kaubanduskeskusi, meelelahutuskeskusi nagu Kino, Viru keskus ja Solaris ja nii edasi. Samuti seal on suht palju büroohooneid. Ja need kõik tarbijad asuvad põhimõtteliselt kõrvuti, et nad ei võta väga suurt ala, mis tähendab, et jälle, kui me hakkame neid ühendama, siis trasside pikkus ei ole väga suur, mis kaugkütt või kaugjahutus on suht tähtis. Samas üks selline variant on, et kui näiteks ehitada kaugjahutusjaam mere äärde, siis on teoreetiline jälle võimalus praegu, et saab kasutada vabajahutust. Ja see meri ei asu ka nagu väga kaugel kesklinnast. Et muidugi on sellised probleemid, et see on selline olemas
olemasolevad hooned, olemasolevad teed, võrgustik ja selle tõttu on jube raske leida koht uue trassi jaoks, eriti kui see trass koosneb 2 torust, mille läbimõõt on väga suur, 600, 800 ja nii edasi. Ja teine piirkond võiks olla Ülemiste City. Et siin võib-olla on väike miinus see, et siin ei ole mingisugust sellist vaba jahutust või sellist nagu veekogumit, nagu mingi suurem järv, mida saab kasutada või mingi jõgi või meri, kuid samas see on väga perspektiivne piirkond just selles mõttes, et see on just praegu arenev ala, et seal ei ole mingisugust probleemi, et ei saa leida kohta terrassidele, kuna seal väga palju on plaanis ehitada. Kui ehitada kõik asjad korraga, siis kindlasti sellega on lihtsam. Ja kuna me oleme firma Seed Consult tegelenud ka natuke jahutuse projekteerimisega, siis projekteerimistöö käigus tekkis tegelikult ka päris palju küsimusi, et kuidas see lahendada ja tegelikult isegi võib-olla siin tuleb palju rohkem kulutada, võrreldes kaugküttega, palju rohkem kulutada aega selleks, et päris projekti või planeeringu alguses vaadata ja mõelda, et mis on selle ala nagu tulevik, et kuidas see võiks olla seal 10 või 20 aasta pärast, et keda seal saab liituda, et kuidas see on otstarbekas teha ja arvutada välja ja mõelda igasuguse pisiasja kohta. Et näiteks kogu see kogutud alguses info aitab valida ka näiteks torude, mitte ainult torude läbimõõdud, vaid ka torude materjal, torude isolatsioon. Et siin jälle, et kui näiteks on ette nähtud rajada suht suur torustik välja, aga jätta mingid tupikotsad, siis kindlasti tuleb arvestada, et kaugjahutuses temperatuur on palju madalam kui kaugküttes ning need otsad saavad külmuda ka, et võib-olla on vaja ette näha mingi küttekaablid torude kütmiseks. Samuti ka torude materjal, teras, plast, et võib-olla on mõttekas panna kokku, et mingid suuremad torud terasest, väiksemad siis eelisoleeritud plastiktorudest või kui rihk on suht väike, siis võib-olla saab kasutada näiteks tavalised veetorud madalama PN-iga. Ja siis kindlasti tuleb mõelda isolatsiooni peale, et kui torustikud jälle ei ole väga sügaval, on võib-olla mingid ristumised või paralleelkulgemised kaugküttega, et kas on seda isolatsiooni vaja või ei ole vaja. Et siin on jälle erinev kogemus nagu erinevates riikides, et näiteks jälle see Rootsi ja Göteborg, et nad kasutavad enamasti plasttorudest ja isegi vahepeal ilma isolatsioonita. Ja kindlasti kaugjahutuse boonus on see, et hoonetesse tulevad need jahutussõlmed ja nad on palju väiksemad võrreldes lokaalsete seadmetega. Ja see põhimõtteliselt nagu ongi tavaliselt tarbija huvi, et kuna need büroohooned, kaubanduskeskused on tänapäeval suht kallid ja see ruum maksab palju ruumi, siis kaugjahutus saab pakkuda nendele koristada kõik need lokaalsed seadmed ära, panna lihtsalt mingi väike jahutussõlm ja sellega säästa aega. Ja samuti, kui on võrgus juba päris palju tarbijad, siis hind tarbijale ka läheb madalamale. Ja tarbijal ei ole vaja ka jälgida mingisugust hooldust ja mõelda selle peale, et kuna kõik tehakse siis võrguvaldaja poolt.
Ja veel üks selline väike asi, et praegu ka kaugjahutuses temperatuurid on 6–16 kraadi, on selline levinud delta T 10 kraadi ja põhjendus nagu see mingil määral tähendab seda, et me saame kasutada vaba jahutust ainult osa perioodil, et nagu sellel pildil on näha, et seal ütleme nii, et mingi 3 kuud seal ja 2 kuud saab kasutada seda vaba jahutust. Aga järgmine samm võib-olla oleks ka, et nagu mõelda, et mida me saame siin teha paremaks. Et täna räägib ka Teet Tark nii-öelda siseosast ja võib-olla ta saab ka natuke seda täiendada, aga teoreetiliselt nagu väliskontuuris me saame seda temperatuuri tõsta. Et kuna hoonele nagu otseselt ei ole vaja seal 16 kraadi või 6 kraadi. Ja kui me tõstame seda temperatuuri, siis sellega me säästame ka päris palju energiat, et kuna me saame seda vabu jahutust kasutada sõltuvalt muidugi ilmast võib-olla kuni terve aasta. Ja suured tänud teile kuulamise eest, et ma loodan, et oli midagi uut ja huvitavat ka. Suured tänud Aleksandrile, et läks natuke pikaks. Peale minu esitust tuli kommentaari, et ma liiga kõvasti rääkisin, et siis ma mõtlesin, et ilma mikrofoni ei kasuta, räägin niisamast. Ja ma Aleksandri loengu lõpetuseks ütlen ka seda, et see eelviimane slaid, mis tal oli selle Göteborgi teise põlvkonna kaugjahutuse kohta, see oli artikkel ühest teaduskonverentsist, võtke ise järgmine, Smart Energy Systems, mis toimus Kopenhaagenis ja see artikkel on saanud parima auhinna. Ja autoriks on Maria Youngston Chalmersi ülikoolist ja me oleme teinud temaga kokkuleppe, et veebruaris ta tuleb meie juurde ülikooli ja teeb väikse tutvustuse, et kuidas nemad näevad seda kaugjahutuse temperatuuride võimalikku tõstmist lahendust Göteborgis, äkki tal on näidata juba mingid tulemusi meile ja kui professor Siirda lubab, siis me teeme selle seminari ürituse avalikuks ja läbi Eestis saame sinna kutsuda ka soovijaid, et siis saate seal ka infot juurde. Aga meil on paar minutit veel jäänud, et kui kellelgi on äkki küsimus Aleksandrile, siis Kristiina ja Kristina on valmis jagama teile mikrofoni. Ma küsin nii seda. Jah, küsin. Kas te olete arvutanud ka, kui palju läheks maksma arendajale selle kaugjahutuse tegemine mingis piirkonnas? No me oleme midagi natuke teinud, jah, mõned projektid, näiteks tselluloosi, aga no see väga palju tegelikult sõltub nagu olukordades, nagu et see hind võib olla nagu täiesti erinev, jah. Ja seal, kui sa nagu tahad pakkuda mingisugust hinda, võib-olla isegi parem on lähtuda hoopis sellest, et palju maksab lokaalne lahendus. Ja lähtuda sellest, et kui sa pakud nagu kõrgema hinda, siis on natuke raske konkureerida, kui see on näiteks 2 korda kallim, eks ju. Et pigem nagu lähtuda sellest. Ja ma ei tea, kuidas nad meie võrguvaldajad tegelevad, see on ikkagi saludes, nagu ma eeldan, aga ma arvan, et nad ikkagi lähtuvad sellest, et see hind on enam-vähem samasugune. Võib-olla natuke kõrgem just selle tõttu, et tarbijal ei ole vaja mingit hooldust teha, jälgida seda süsteemi ja selle tõttu, et varastuse kindlus on palju kõrgem, et kuni 100% seal näiteks 99,7, sõltuvalt lepingus ka. Et pigem nii. Ma lihtsalt ka Aleksandri vastusele seda, et saab kasutada erinevaid mudeleid vastavalt sinu küsimusele ja näiteks kui me võtame Göteborgit näidiseks, siis ajavahemikul 2002 kuni 2015 on neil mudel B2B. Ehk tegelikult iga kliendi jaoks oli eraldi kaugjahutuse maksumus, et süsteemi ei olnudki. Nad on tõepoolest arvutanud välja, mis oleks kliendi maksumus jahutusenergia tootmiseks lokaalseadmete puhul ja sisuliselt pakkunud talle kas sama hinda või natukene rohkem. Aga aastaks 2016 on nad muutnud mudelit ja see mudel on nüüd kahetariifne. Ühelt poolt ta koosneb jahutussõlmevõimsusest, ehk kui palju võimsust megavattidest sa tahad installeerida ja teiselt poolt energia maksumus. Ja kui suurus energia maksumus oli neil erinevatel aegadel ka erinev, et talvel oli ta kõige soodsam, kuna on kasutatud vaba jahutus, et kõige soodsam viis, sügisel kevadel natuke kallim ja kõige kallim oli suvel. Ehk ma arvangi, et 2 sellist nagu süsteemi on võimalik teha, aga tõepoolest on pigem küsimus
võrguvaldajatele ehk kaugjahutuse võrkude omanikule, kumb süsteem ja kumb meetodid nad kasutavad, aga erinevalt kaugküttest kaugjahutus ei ole reglementeeritud Konkurentsiameti poolt, ehk tegelikult see on vaba turg ja B2B. Meil äkki jätkub veel aega üheks küsimuseks enne kohvipausi. Ma saan rääkida ilma. Päris korraga. Kas teil on üldse andmed Tartu selle kaugjaotuse kohta? Kas nad on plussis või nad miinuses? Ma arvan, jah. Eestisse kaudusi mõned aastad. Aga Pärnusse ei ole jõudnud. Aga Tartusse oli küll vahva. Ja, no ma arvan, et esindajad on ka siin, et kui nad praegu ei ütle, siis äkki see on saladus, jah, aga mul kahjuks ei ole. Jah, täpselt. Planeerin nii tegelikult see ka läheb, see tähendab seda, et See oli vahva küll. see on jätkusuutlik see projekt kindlasti. Ja mõteti tõesti. Ja, et ehk see näitab jah, et tuleb juurutada veel võrke, eks.